Tere kõigile! Täna näitan ma sulle, kuidas GeoGebra programmis teha korrektseid jooniseid tasandiliste kujundite kohta. GeoGebra programm on internetipõhine, nii et internetireale sisesta aadress www.geogebra.org/classic ja siis sa jõuad täpselt sellisele lehele, nagu mina olen. GeoGebra programmis on selline valge taustaga käskude sisestamise riba ja siis on olemas niisugune vihikuleht. Nüüd, kuna me ei hakka praegult koordinaatteljastikule midagi joonestama, siis tuleks meil need koordinaatteljed siit eest ära võtta. Selleks vajutame siin paremal üleval nurgas siniste kujunditega ikooni ja siit klõpsame ära siis need teljed. Nii et jääb meil ainult ruuduline vihik. Ja vaatame, kuidas siis joonestada sellist kujundit näiteks nagu kolmnurk. GeoGebras on üleval käskude nupud. Esimene on siis liigutamise nupp. Siis saab punkte sisestada, teha lõike ja sirgeid, paralleelseid sirgeid, kujundeid, ringe, nurki mõõta, teksti lisada ja nii edasi. Proovime teha siis ühe kolmnurga. Selleks võta siis hulknurgamärgist esimene valik ja klõpsed siis 3 suvalisse kohta, aga nüüd, et see kujund läheks kolmnurgaks, siis viimasena sa pead uuesti esimesse punkti klõpsama. Kui sul saab kujund valmis, siis automaatselt ta paneb kohe kõikidesse tippudesse tähed ja kõikidele lõikudele paneb ka siis tähistuse juurde. Neid tähistusi siin saad sa muuta, teist värvi teha või siis üldsegi ära kustutada. Nüüd, kui ma tahaksin midagi siin liigutada, et ma vaatan, et see A on mul natukene liiga siin peal, kui ma seda liigutama siit hakkan, siis ma ei saa seda liigutada, sest ma olen praegult selle hulknurga joonestamise ikooni peal. Kui ma tahan midagi liigutada, siis ma pean ülevalt siit vasakult valima selle noole ikooni ja muu ehk liiguta. Ja nüüd saan ma kõiki neid natukene paremini sättida, et see joonis näeks mul parem välja. Nüüd automaatselt teed ta minul sellist pruuni värvi joonist, mulle see ei sobi, ma tahan mingit teist värvi teha. Siis ma vaatan jälle, et ma oleks noole ikooni peal, klõpsan selle peale, mida ma muuta tahan, praegult seda kolmnurka tervikuna ja panen, et ma tahan, et saaks musta värvi ja mitte seest värvitud, vaid seest siis läbipaistev. Nii, nüüd on mul veel need punktid siis siin tippudes sinised. Nüüd samamoodi võin klõpsata lihtsalt selle A peale ja siin kohe üleval nüüd hüppabki mul lahti see, et mis värvi ta on. Ma tahan, et kõik need oleksid mustad, ma panen kõik need siis musta värvi. Ja samamoodi saan ma siin muuta ka selle punkti siis tähistust, milline ta on, kui suur ta on. Et kõiki neid saan iga selle kohta eraldi teha. Jah, ma muudan need endal kõik selliseks väikseks, sest et mulle ei meeldi, et need nii suured on. Nii, ja nüüd on mul siis selle kolmnurga korrektne joonis olemas. Kui ma nüüd tahan veel mingit joonist siia teha, aga ei mahu, siis siit ülevalt saan ma valida kõige viimase ikooni, mis on liigutamine, et siit saan ma oma joonist siis muuta, oma vihikulehte nii-öelda siis edasi kerida. Siis saame veel siia teksti ka juurde sisestada. See kolmnurk näiteks on siis erikülgne ja teravnurkne. Ja võin seda siis siia kirjutada ka, et see on erikülgne ja teravnurkne kolmnurk. Ja okei, ja teksti saan jälle liigutada, kui ma ülevalt vasakult lähen noole klahvi peale ja saan selle siia siis teha. Nii, samamoodi saan ka erinevaid nelinurki teha. No, proovime näiteks teha ühe rööpküliku. Ma liigutan natukene seda ülespoole, et see rööpkülik mul siia alla mahuks. Nii, võtan jälle selle sama ja rööpkülikul ma tean, et vastasküljed on siis paralleelsed ja võrdsed. Siin on nüüd 6 ühikut ja teeme alla ka 6 ühikut. Nii, ja jälle viimase klõpsu pean jälle esimesse punkti tegema. Nii, ja te näete, et jälle ta viskab kõik need samad tähistused mulle siia. Ma natukene liigutan neid, lihtsalt, et nad mul ees ei oleks. Ja siis need tähed tõstan ka siit kujundist väljapoole. Nüüd sellel rööpkülikul ma praegult ei taha, et mul oleksid need tähistused siin juures, need külgede tähistused. Vaatame, kuidas neid siis üldse ära võtta. Ma klõpsan ühe, jälle olen noole selle klahvi peal, klõpsan ühe külje peale ja siin üleval nüüd
kus me ennem selle menüü avasime nendest sinistest kujunditest, siis kolmas märk on see, mis peidab ära siis selle nimetuse. Ja seda nimetust ma praegult siin ei taha, nii et ma kõikidel peidan ta ära. Ja jällegi värvin siis selle kujundi ära. Ütleme, et ma tahan seda ka mustaks teha, et oleks niisugune korrektne. Ja need punktid samamoodi. Tippudes teen siis kõik mustaks. Kui sa tahad mitu tükki korraga võtta, siis sa pead arvutil vajutama alla Ctrl klahvi CTRL. Et siis sa saad kõiki neid korraga ka klõpsida. Ja siis tehagi siit need kõik korraga mustaks näiteks ja kõik natukene väiksemaks, et siis need kõik korraga muutuvad. Nüüd, kui sul midagi läheb sassi, sa tahad midagi muuta, siis sa siit saad noolest siis tagasi liikuda ja jällegi edasi liikuda. Ja kui sa tahad midagi täiesti ära kustutada, näiteks seda teksti ma enam siia ei taha, siis jälle vaatan, et ma oleks noole klahvi peal ja vajutan selle peal, mida ma tahan ära kustutada, siis parempoolset klahvi ja saan lihtsalt siis ära kustutada selle teksti siit juurest näiteks. Ja kui sul on vaja oma töö nüüd ära salvestada ja saata näiteks õpetajale, siis sa pead valima siit paremalt nurgast need 3 kriipsu ja siit tekib sulle siis menüü, kus sa saad valida, et download as ehk siis salvesta kui ja siit me salvestame ta pildina. PNG on siis pildi faili lõpp. Siit nüüd saad sa nimetust muuta. Siia olekski hea, kui sa paned enda nime. Mina panen näiteks Silvia ja panen siia kujundid ja eksport. Ja siis laadib ta sul selle alla sinu arvutis siis alla laaditud failide kausta. Et kui sa ta lahti teed, et siis ta on täpselt selline joonis. Et mina saan siis ka see lahti võtta ja vaadata, et kuidas sul siis see joonestamine välja tuli. Nii, ma loodan, et sul tulevad kõik joonised ilusti välja ja sa saad selle programmi kasutamisega hästi hakkama.